Kiikumine on üks eestlaste põlisemaid lõbustusi. Pöörkiigel kiikumist on harrastatud juba aastasadu. Sellest arenes välja kiiking. Kiiking on Eestis leiutatud ja edendatav spordiala, kus inimesel tuleb panna kiik järjest suureneva amplituudiga võnkuma. Eesmärk on teha võimalikult pikkade aistega ring ümber kiigevõlli. Vanim teadaolev pilt, kus kujutatakse üle võlli kiikumist, pärineb 18. sajandi lõpust August Wilhelm Huppeli neljaköitelisest teosest Topographische Nachrichten von Lief und Estland, kus mainiti ka esmakordselt kiikingut. Kiiking algab siis, kui jalad on peast kõrgemal. Enne seda on tegemist lihtsalt tavakiikumisega. Esimese kiikingu kiige kavandas ja lõi 1993. aastal Pärnust pärit Ado Kosk. Kiikingu kiige arendamist tänapäevasel kujul alustati 1996. aastal, mil püstitati Pärnusse Sõduritalu maadele esimene reguleeritavate aistega metallkiik. Ado Kosk pani aluse ka kiikingule kui sportlikule tegevusalale, kuna oli esimene inimene, kes kiikus üle võlli reguleeritavate aistega kiigel aastal 1996. Iga kiigega on kaasas ka instruktor. Kiige instruktor on isik, kes kinnitab kiikuja kiigele ja veendub, et kiik on kiikuja jaoks ohutu. Ta õpetab korrektset tehnikat ja koordineerib seda öeldes kükki ja püsti. Kiikumise juures on oluline tehnika. Hoogu tehakse kahtepidi, selge ees ja nägu ees. Ettepoole kiikudes peab kiikuja püsti tõustes ennast aiste vahele tõmbama. Tahapoole kiikudes peab kiikuja tõustes käed enda ette sirgeks lükkama ja ennast taha suruma. Seda tehnikat kasutatakse võistlustel ja ka niisama kiikumisel. Tehes hoogu kahtepidi ja järjekindlalt on just see tehnika, mis kõige kiiremini ja kergemini üle võlli viib. Kiikingu maailmarekordi on teinud Eesti mees Sven Saarpere aiste pikkusega 7 meetrit ja 38 sentimeetrit. Rekordi püstitas ta 25. augustil Tallinnas ja see rekord on kirjas ka Guinessi rekordite raamatus.